Tere! 24. veebruaril on Eesti Vabariigi sünnipäev. Sellel päeval räägitakse, mõeldakse oma riigist rohkem kui tavaliselt. Vabast riigist. See on kõige tähtsam. Aga kes on või mis on riik? Riiki formuleeritakse päris mitmeti, aga kindlasti on üks oluline komponent selles riigis elav rahvas. Järelikult meie kõik oleme selle riigi osad, ehk et ilma meieta seda riiki ei oleks. Järelikult on see ka meie sünnipäev. Head sünnipäeva kõigile. Elagu Eesti Vabariik. Kui õitseb tasa kodumaal öö suine, nõiduslik ja valvab kõrgel kiirtemaal õrn kott ja hämarik, siis õnnistame vägevaid, me poegi vaikseid, tugevaid, me kaitsja põhjavaim. Kui virmalised vehklevad, öö raudne kumendab ja tähed taeval kiirgavad ning lumi sätendab, siis karastab me vägevaid, me poegi vaikseid, tugevaid, me kaitsja, põhjavaim.
Kodus ei ole koda, millel aken, uks. Ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Kodulõhn on eriline. Kodu värv. Kodu maik. Kodu on nii imeline tavaline paik. Kodus mõni väike asi korraga on suur. Kodu oleme meie, väikene ja suur. Kodu see on rohkem veel, kui sõna selgeks teeb. Kodu see on headus, mis meid paremateks teeb. Ei emakeeleta ela lugude laulude Eesti. Sel keelel on kodune kõla, selge allikaveestki. Sulinal, vulinal, helinal, kõlinal, suminal, kominal, pominal, üminal, kohinal, sahinal, vuhinal, tuhinal elab ta sinu sees. Metsas ja merel, rabas ja soos elab ta sinu sees. Lossis ja saalis ja saunas ja toas elab ta sinu sees. Rõõmus ja valus, halvas ja hääs elab ta sinu sees. Ei emakeeleta ela lugude laulude Eesti. Sel keelel on kodune kõla, selge allikaveestki.
öösse kaduda. Ära mind lahti lase kaduda. Lase mind öösse kaduda. Tee mulle öösse lase vahele sügisadude. Tee mulle öösse ase vahele sügisadude. Lase lahti pajuda, painduda üle piiride, tuuaks ja tolmuks hajuda üle puhaste püüride. La 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 la. Ära mind lahti lase, kinnita kõigega. Kõigutamatu keese, lase mind kõigelda. La 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 la. Sinule la 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 laula. Raske on vabadust kanda, sest vabadus tähendab maalide mõtlemist, laulude loomist ja viiside viimistluspiinu. Vabadus tähendab võimete sõltumatust, teadmist oma peaga, tundmist oma südamega ja astumist oma jalgadel. Vabadus on otsimine, vabadus on eksimine, vabadus on kaotamine, jälle leidmine ja lakkamatu küllastumatus. Armsad kaasõpilased, lugupeetud õpetajad, direktor. Meie vabariigi 4. president Toomas Hendrik Ilves on öelnud: Eesti ei saagi kunagi valmis. Ta kasvab paremaks ja tugevamaks. Ta küpseb avatumaks ja suuremaks meie ühise armastuse ja hoolimise toel. Armastust ja hoolimist vajame tänases maailmas rohkem kui kunagi varem. See aitab meil üle saada ja üle olla meie kiirest ja närvilisest elutempost tingitud stressist ning lubab meil, kui mitte muud, siis iseendale peeglist rahulikuma südamega otsa vaadata. Nii väike ja tähtsusetu, kui see ka ei tundu, on minu enda hommikune voodis tõusmine juba samm, mis määrab minu päeva. Minu päev. See on mu perekond, sõbrad, koolitöö, vaba aeg ja muu, mis ühte tavalisse päeva kuulub. Minu suhtumine mõjutab kõike, mida ma sel päeval teen. Kui olen pahur, kurb ja vihane, siis on varsti sellised ka inimesed, kellega ma kokku puutun. Igal minu teol ja ütlemisel on tagajärg. Kui aga alustan päeva ilusate mõtetega ja püüan ümbritsevate inimeste suhtes rohkem empaatiat üles näidata, on ka mu enda päev ilusam.
minust sõltub kõik. Aina rohkem meie igapäeva otsuseid võivad maksma minna meile meie ühise heaolu. Minu otsus panna toidupoodi sisenedes ette mask. Minu otsus liikuda auto või bussi asemel jalgsi. Minu otsus mitte lugeda kõike, mida meedia kirjutab ja veel vähem seda kõike uskuda. Eriti tänasel päeval peame 9 korda mõtlema, enne kui midagi teeme, et keegi teine meie pärast ei kannataks. Möödunud aasta ja ka hetkeseis näitab hästi, kui närviline on maailm, kui oluline on ligimese armastus ja et ainult koos saame olla tugevad. Miks aga märkame teineteisest hoolida alles suure kriisi ajal? Miks me ei märka teineteisest hoolida isegi suure kriisi ajal? Mõtleme hetkeks. Minust endast sõltubki kõik, sest igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnnevalaja.